Hei hopsti, kas oled näinud sarnaseid videosid? Või sellist? In this clip, you can see how the body voltage drops to zero when touching a grounding mat. Kuna mul on tulnud erinevaid küsimusi ja üks inimene andis ka katsetuseks maanduslina, et kuidas see siis töötab või ei tööta, et teen siis väikse video, katsetame ja vaatame. Ja vaatame, mis siin pakis on. Siin on mingisugune siuke asi, juhe ja siis on see nii-öelda kurikuulus lina, mida vist tundub, et päris paljud inimesed kasutavad. Et mõtlesin, et kuidas neid katsetusi teha ja tegelikult avastasin, et on päris mitu viisi, kuidas saame testida ja katsetada, kas töötab või kuidas töötab. Et niimoodi ta siis käib pistikupesa maandusesse, mis tegelikult ei ole lihtsalt maandus, vaid on kaitsejuhi maandus. Ja siin kirjas kohe, mis ma avastasin, on üks huvitav asi, et all grounding wires comes with built-in 10 kiloohmi takistusega, mis on väga suur takistus tegelikult. Ja kui me räägime elektrisüsteemist ja kõik, mis elektriga seotud, siis me ei saa üle ega ümber ohmi seadusest. I võrdub U jagatud R-iga. U võrdub I korda R, R võrdub U jagatud I-ga ja R on takistus. Ehk elektrisüsteemis on alati suureks probleemiks takistus. Kuna takistus on igal pool, takistus on alati liiga suur. Ja alustuseks mõõdamegi siis selle juhtme takistust. Et siin on kirjas 10 kiloohmi. Kontrollime ka multimeetri täpsust. Paneme siia 47 kiloohmi takisti on 46,8, mis on väga täpne juba. Ja mõõdame selle juhtme takistust, mis on 51 kiloohmi ehk 51 000 ohmi, mis on väga suur takistus. Et juba alguseks võib öelda, et see põhimõtteliselt ei annagi ühendust. See igaks juhuks, kui elektrisüsteemis võib tekkida mingisugune viga ja maandusesse tekib vool. Aga maanduses on tegelikult pidevalt meil olemas väike pinge ja võrgumüra. Nii, aga katsetame edasi ja vaatame. Ja saame oscilloskoobiga otse siis täpsemalt mõõta ja vaadata. Selleks, et mõõta, testida ja katsetada, et oleks võimalikult täpsed tulemused, olen teinud katsetuse jaoks eraldi maanduse. Et vaatame siis. Ja nagu näete, on kohe mingi signaal olemas. Täielik müra lihtsalt. Ja kui laseme oscilloskoobil mõõta. Ja siin on meil RMS on natuke üle 2 voldi. On siis siin juba sees, mis tulebki kaitsejuhi maandusest. See on muidugi väga erinev, võib natuke vähem olla, võib natuke rohkem olla. See on seotud elektrivõrgust, tarbimisest ja nii edasi. Siis on otsekontaktis. Teeme siis kõigepealt ühe hästi lihtsa katse. Et see mõõtja siis mõõdab madalsageduslikku elektrivälja. Ja 0 on väga ilus. See on ka sellepärast, et siin kodus on kasutatud varjastatud kaableid. Ja nagu näha, elektriväli selles linas tõuseb.
ja saame teha ka teistsuguse katse, kuulates siis sedasama elektrivälja müra. Või ma ei teagi, kuidas seda õigem nimetada oleks. Et on selline aparaat, sellega saame siis kuulata. Lähme lina peale. Et meil ei ole siin midagi, et täiesti puhas keskkond. Ja nüüd ühendame lina. Et tekib küsimus, kas sa tahaksid sellise lina peal magada, kus on rohkene elektriga. Kuna sellel juhtmel endal on väga suur takistus, ta põhimõtteliselt ei annagi ühendust, siis tegelikult seesama juhe lihtsalt kannab edasi elektrivälja. Ja siis see kandub edasi kogu linasse. Ja kuna põhiargument on nende linade ja mattide puhul see, et siis nagu oleks paljajalu maapinnal, teeme korraga väljas. Et nagu näete, ei ole mitte midagi. Praegu ei ole lina ühenduses. Mitte midagi. Nüüd ma ühendan siia lina külge ja vaatame uuesti. Ja võtan lina ära. Mis võiks kokkuvõtteks öelda, on siis see, et istikupesas see klemm ei ole lihtsalt maandus, see on PE ehk Protective Earth ehk kaitsejuhi maandus, mitte inimkeha maandus. Ja nagu siin on ka kirjas, et sellepärast on selle juhtmele nii suur takistus pandud, et põhimõtteliselt ühendust ei olegi. Sellepärast, et võib tekkida siia klemmi vool ja see oleks väga-väga ohtlik, kui inimene oleks siia külge ühendatud. Ja kui otseselt ühendust ka ei ole, siis tekibki väga palju küsimusi. Ja mis selle asja point üldse on. Siinkohal ka väikse oma kogemuse rääkida, kus mingi aeg tagasi minuga võttis ühendust üks inimene, kes tegeleb siis nende maanduslinade müügiga ja ta küsis nagu minu arvamust. Ma rääkisin ära, et tegelikult need asjad ei tööta ja neid ei tohigi kasutada. Mille peale see inimene ütles, et ma võtsin talt ära hea äriidee ja anna mulle uus äriidee. Eks igaüks saab oma järeldused ise teha. Kokkuvõtvalt, kui osta mingisuguseid tooteid, mis reklaamivad, et on positiivsed tervisemõjud ja nii edasi, et tuleks ikka veidi lähemalt uurida ja tutvuda, kas see ikka on nii.